Sellest on saanud tavaline vaatepilt Briti poliitikas. Peaminister seisab 10 Downing Streeti ees kõnepuldil, loetleb oma saavutusi ja teatab siis Ühendkuningriigi tähtsaimast ametist lahkumisest. Täna oli Keir Starmeri kord ning tema esinemises oli tunda kurbust. See on inimene, kes ilmselgelt tahtis teha parimat oma riigi ja erakonna heaks. Aga asi on selles, et ta oli halb poliitik. Ja ta oli halb poliitik riigis, mis näib muutuvat juhitamatuks. Ja see on miski, mida Andy Burnham võib lähikuudel mõista. Aga vaatame tagasi, kuidas Keir Starmer sellesse olukorda sattus. Ta valiti 2024 aastal tohutu enamusega, mis oli tööparteile suurim enamus pärast teist maailmasõda. Kuid juba tol ajal nimetati seda armastusetuks enamuseks. Inimesed ei hääletanud tema poolt sellepärast, kes ta oli või mille eest ta seisis. Nad hääletasid tema poolt vaikimisi. Tol ajal võis Ühendkuningriiki pidada 2 partei süsteemiks. Tööpartei, mille juhiks on Starmer, ja konservatiivne partei, kes oli võimul aastatel 2010 kuni 2024. Ja selle aja jooksul tähendasid rahalised valitsemisvead, skandaalid, COVID-19 pandeemia ja Brexit seda, et avalikkus oli nende vastu usalduse kaotanud. Seega otsiti alternatiivi. See tähendas, et Starmeril oli valijate koalitsioon sisuliselt kõigist vasakult paremale ja kõigist vahepealsetest. Ja ta püüdis kõigile meele järele olla. Mõned tema poliitikad kaldusid rohkem vasakule, eriti tema majanduspoliitika. Ja mõned olid suunatud paremale, eriti tema immigratsioonipoliitika. Iisraeli osas on ta jäänud üsna mõõdukale seisukohale. Ta toetas Palestiina riigi tunnustamist, mis lõpuks ka juhtus, kuid ta on öelnud, et Iisraelil on õigus end kaitsta. Ta keeldus nimetama praegust sõda Gazas genotsiidiks, kuid see pole kõigile osapooltele meelt mööda olnud. Nad tunnevad, et ta pole valinud poolt ega selle eest seisnud ja sama võib öelda paljude tema poliitikate kohta. Ja kui sinu poliitikad sihivad nii vasak kui parempoolseid, võib see enamasti lihtsalt kõik isoleerida. Ja just see juhtuski Starmeriga. Sellisest segadusest välja tulemiseks. Eriti koos teiste välisteguritega nagu COVID-19 pandeemia, Brexit ning sõjad Euroopas ja Lähis-Idas. Sellest soostikust väljapääsemiseks peab sul olema tugev isiksus. Ja see oli miski, mida Keir Starmeril polnud. Ta ei näidanud kunagi seda emotsiooni ega kirge, mida üks juht peaks näitama. Ainus kord, kui ma isiklikult nägin teda tõelist emotsiooni näitamas, oli siis, kui ta teatas oma tagasiastumisest ja tal tulid pisarad silma, kui ta rääkis oma naisest ja lastest. Ja segadus, mille ta on pärinud 14 aastat võimul olnud konservatiivse partei käest, antakse nüüd edasi tema järglasele, kelleks saab tõenäoliselt Andy Burnham, endine suur Manchesteri linnapea. Aga kas ta suudab tegelikult mingit mõju avaldada? Tal saab olema raske. Tema poliitika kattub väga tihedalt Starmeri omaga. Majanduslikult on ta suhteliselt liberaalne, tal on üsna sarnased vaated Iisraeli ja Palestiina küsimuses. Ta on olnud kriitiline Netanyahu valitsuse ja asunduste laiendamise suhtes. Siiski ei ole ta Gazas toimuvat sõda genotsiidiks nimetanud. Kuid Ühendkuningriik on praegu peaministrite osas justkui allakäiguspiraalis. See saab olema 6. peaminister viimase 7 aasta jooksul. See on Ühendkuningriigis ennekuulmatu ja see näitab ebastabiilsust nii poliitikas kui ka ühiskonnas. Ühendkuningriik ei ole enam 2 partei riik, mis on esmakordne pärast sõda, kui seda saab tõsiselt väita. Nüüd kasvab toetus vasakpoolsele roheliste parteile ja enamikus küsitlustes juhib parempoolne Reformierakond ja kui homme toimuksid valimised, oleks Nigel Farage peaminister. Ja nende endiste ääreparteide tõus on miski, millega Andy Burnham peab hakkama saama. Tööpartei tagandas Keir Starmeri, sest nad tundsid, et ta ei suuda enne järgmisi üldvalimisi 2029 või 2030 aastal oma populaarsust ega tööpartei populaarsust tõsta. Andy Burnhamil on tõesti väga tugev ja sümpaatne isiksus ja just sellepärast pidid nad ta parlamendi liikmeks lange varjutama, et ta saaks kandideerida tööpartei juhiks. Aga asi on selles, et öeldakse, et murtud südant ei saa parandada. Aga kas Andy Burnham suudab parandada murtud riigi?